ka jagama. Ma ei ole teinud slaide, ei ole tahtnud nii keeruliseks minna, et see põhiline jutt on olnud meil siin põhimõtteliselt koosoleku kutses nii-öelda kokkuvõtlikult olemas, aga ma räägiks võib-olla natukene seda tausta, et kust me nagu selle mõtte ja asjani siin üldse nagu jõudsime, et meil enda majas, me oleme siis Sotsiaalkindlustusamet, eks ole, kes me nüüd oleme üritamas siin seda sellist teavitus- ja mõttelõnga arendamise nagu natuke tööd eest vedamas, eks ole, et meie enda majas on olnud nagu sellised mured. Et ühtepidi me oleme toimetanud isiku kontaktandmetega rahvastikuregistris, ehk et oleme natukene olnud hädas sellega, et me oleme pidanud enda majas jõle palju tegelema isiku kontaktandmete nagu lokaalse haldamisega, sellest murest lähtuvalt, et rahvastikuregistrist need andmed ei taha väga aktiivselt uueneda ja ei taha väga nagu adekvaatsed olla. Sellest lähtuvalt sai meil koos MKM-iga siin paar aastat tagasi üles kutsutud üks projekt, mille raames siis otsisime lahendust sellele, kuidas neid kontaktandmeid siis seal rahvastikuregistris saaks paremini uuendada, hallata, vallata, värskendada. Jõudsime seal sellise teadmise arusaamiseni, et see kõige parem meetod ikkagi on see, et kui andmete omanik ise ehk et isik, kui andmete omanik jõuaks nende kontaktandmete korrastamise tegevuseni. Rahvastikuregistril endal on küll iseteenindus, aga kuna sealt teenuseid ju keegi ei paku, eks ole, siis nad tihti sinna ei jõua ja neil ei ole nagu sellist ühtegi motivatsiooni, miks minna sinna kontaktandmeid uuendama. Ja sai siis välja analüüsitud selline mõte ja siis selline lahendus, et tuleks luua üks niisugune keskne moodul, mida saavad siis kõik asutused, kes tegelikult teenuseid pakuvad, saaksid siis istutada enda iseteeninduskeskkonda ja siis sealt igast iseteeninduskeskkonnast suunatakse kasutajad siis kontaktandmeid korrastama rahvastikuregistrisse. Idee oli siis umbes selline, arendatud sai või arendamisel veel meil hetkel tegelikult on RIA poolt siis praeguse postkasti juurde kontaktimoodul, mis siis tegelikult toimib nii, et on eraldi keskkond, kuhu siis isiku kontaktandmed kokku tõmmatakse, need isikule sealt kuvatakse. Ja kui inimene näiteks siis tuleb Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonda, siis sealt lükataksegi siis teda kontaktide muutmiseks sellesse eraldiseisvasse keskkonda. Nüüd mure tekkis meil siis selle koha pealt, et meil oleks vaja inimene suunata siis keskkonda, mis asub RIA baaside juures, eks ole, RIA nagu andmebaaside keskkonnas ja RIA ise kasutab siis tegelikult nende pääsuõiguste haldamiseks, valdamiseks pääsukese keskkonda. Ja kuna pääsukese keskkonda veel hetkel ei olnud toodud sisse siis isikute vahelised seosed ehk siis füüsiliste isikute vahelised seosed ehk siis tavalised rahvastikuregistris olevad ema-isa lapsseosed, eestkoste seosed ja nii edasi, siis sai pääsukesele antud ka siis selline sisend, et neid asju sinna kindlasti oleks vaja, muidu meie kontaktimoodul ei hakka tööle. Sealt edasi meil tegelikult jäi õhku küsimus, et aga mis siis saab nendest eestkoste esindustest, mida meile vahendab otse iga KOV eraldi. Täiendavalt tegelikult ka siis samas teemas meie majas sai püsti pandud ka siis selline projekt, et neid eestkoste esindusi tuleks siis nagu hakata korrastama ka. Et süsteem tegelikult praegu on siis selline, et igal asutusel tõenäoliselt endal on olemas KOV-il, on olemas, eks ole, eestkoste andmete haldamine. KOV-ile tuleb see kontakti või see eestkoste kohustus siis tavaliselt, eks ole, kohtumäärusega. KOV kui asutus on eestkostja, aga asutusena ta ei saa ju mingisuguseid eestkoste tegevusi niimoodi teha, siis ikkagi KOV-i poolt määratakse siis keegi konkreetne töötaja, kes siis ühe või teise eestkostetava isiku puhul siis neid tegevusi tegelikult nagu füüsiliselt teeb, ehk et igal KOV-il on oma nii-öelda eestkoste esindajad
kes siis on kas siis käskkirja või volitusega majasiseselt siis kehtestatud, on ju. KOV-idel endal me oleme nüüd siin mõne koosoleku raames kuulnud ka, et ikkagi enda majasiseselt on mingisugused loogikad ja süsteemid arendatud, et kuidas neid siis eestkoste esindusi ja neid volitusi nagu hoida, hallata ja siis ka enda majasiseselt teenustesse võib-olla jagada. Võib-olla ka siis enda nagu nii-öelda KOV-i siseselt, et kui on suuremad KOV-il, kellel on omad infosüsteemid. Aga meie jaoks nüüd, kui avalikku teenust pakkuva asutuse jaoks on siis tegelikult olukord selline, et kõik KOV-id saadavad meile seda eestkoste esinduse nagu volituse andmestikku siis nii-öelda siis e-posti teel. Ehk et kui isikule midagi siis taotlema hakatakse, ta mingisuguseid teenuseid meie juurest peaks saama, siis sellega koos me saame ka siis igalt KOV-ilt neid eestkoste esinduse volitusi. Meie majas on süsteem see, et kui on nüüd eestkoste esindus määratud selliselt, et ikkagi võib selle isiku eest toimetada absoluutselt kõiki asju ja soov on kasutada ka siis meie digitaalset kanalit ehk et meie iseteeninduskeskkonda, siis me kanname need volitused ka siis enda baasi sisse selliselt, et tekib siis kahe isiku vahel ka seos ehk et see eestkoste esindaja ja see esindatav siis omavahel on seotud selliselt, et see eestkoste esindaja saab siis enda kasutajana iseteenindusse sisse logida ja teha siis seal rollivahetust ja näha siis oma eestkostetavat andmeid ja teha siis seal neid teenuseid siis tarbida, otsuseid kätte saada ja kõiki tegevusi siis toimetada iseteeninduskeskkonnas digitaalselt, et ei pea läbi nende vanaaegsete emaili või paberilahenduste nagu suhtlema. Nüüd, mure meil on siin tekkinud selle koha peal, et meie majja tulevad need eestkoste esinduse andmed selliselt, et neil tihtipeale ei ole nagu selget kehtivuse lõpuaega. Jäävad nad meie baasi püsti. Tihti juhtub seda ka, et töötajad näiteks KOV-is lahkuvad, volitus sellega seoses peaks lõppema. Võib-olla määratakse uus töötaja esindama, tuleb meile uus esindus, aga eelmist justkui nagu ei lõpetata, meil ei ole ühtegi nagu teadmist ega andmestikku, mille pealt seda eelmist lõpetada. Ja nüüd ongi olukord olnud see, et meil on jäänud väga palju selliseid esindusõigusi püsti, võib-olla siis sellistele töötajatele, kes enam kas siis selle isikuga ei tegele, teda nagu justkui esindada enam ei tohiks, või siis hoopistükkis ei tööta KOV-is üldse enam ja ka seetõttu enam ei tohiks tegelikult seda isikut esindada ja tegelikult ei tohiks ka tema andmeid näha. Ma tean, et meie majast läks nüüd siin mingisugune eelmise aasta teises pooles või kuskil seal keskel mingi kiri ka, kus siis on KOV-idega suheldud ja on nagu palutud siis neid volitusi kas siis pikendada, värskendada või siis anda tagasi nagu seda infot selle kohta, et millised nendest siis tegelikult kehtivad ja millised siis tegelikult enam ei kehti ja tuleks lõpetada. Et seda tööd on hästi palju selliselt käsitööliselt ja see on hästi suuremahukas, et ma täna palusin ka meie teabehalduse nagu töötajatel välja võtta, et kui palju meil tegelikult siis neid selliseid kirjadega saadetud nagu neid küsimusi oli ja vastuseks sain, et neid oli ikkagi mingi 6300 umbes. Ehk et 6300 isikut, kelle puhul meie siis tegelikult enda majas teeme seda haldamist, valdamist ja siis seda baasidesse nagu teadmiste sissekandmist puhta nagu käsitööna. Ehk et üks asi on see, et meil on käsitöö ja teine asi on see, et on ikkagi üsna suur nagu andmekaitseline nii-öelda kriitiline punkt, ehk et andmed jäävad lahtiseks ja andmed jäävad kasutatavaks ja meil ei ole siis teavet, mis hetkel tuleks siis need ligipääsud nendele eestkostetavate andmetele nagu ära lõpetada. Siis nüüd tänane plaan tegelikult oli siis rääkidagi teile siis sellest nii-öelda murest, mida asutused kogevad, eks ole, kui nad on avalikku teenust pakkuvad asutused, meie kui Sotsiaalkindlustusamet selles mõttes nagu
oleme võtnud selle julguse seda nüüd siin eest vedada natukene, et kuna me oleme ise selles mõttes kõige suurem võib-olla asutus, kes siis nagu just nimelt pakuvad teenuseid sellises olukorras, et tihti need inimesed ikkagi, kes eestkostele satuvad, siis nemad ikkagi ka on mingil määral sotsiaalse valdkonna siis teenuste nagu vajajad ka. Ja meie majas tõenäoliselt siis ongi nagu sellist andmestikku tuleb meile sisse kõige rohkem. Nüüd pääsukesest. Et miks me täna tahame rääkida sellest pääsukesest, on see, et pääsukese puhul on tegelikult mõeldudki sellele, et pääsukene kui süsteem, kui keskkond on arendatud ekstra selleks, et siis hallata just nimelt isikute vahelisi nagu volitusi ja neid selliseid pääsuõigusi. Ehk et ja teha seda siis nagu digitaalselt. Ja siit meil tuligi nagu see mõte, et äkki oleks see pääsukene just nimelt see kõige parem koht, kuhu hakata kogu seda eestkoste esindamist volituste andmestikku ka suunama. Ta annaks see tegelikult siis võib-olla KOV-idele endile ühe keskse koha, kuhu kõiki neid asju kanda ja kus seda infot ka nagu niimoodi hallata, vallata, et vajalikud asutused selle info sealt kätte saaksid, ilma et seda peaks võib-olla emaili teel jagama. Siis minule kui asutusele näiteks, kes ma peaksin siis seda teenust nagu, seda andmestikku nagu saama, annaks see kindlasti ka sellist selgust ja korrektsust ja tegelikult ka siis sellist ajakohasust. Ehk et kui mina saan nagu andmevahetusteenusena sellest pääsukese keskkonnast neid volituste kehtivuse alguseid ja kehtivuse lõppusid, ehk et kui KOV-il on see üks koht, kus endal siis volitus majas ära lõpetada, kui töötaja on lahkunud, siis minu jaoks see tähendab seda kohe võimalust saada siis selle keskkonna kaudu seda nagu andmevahetusena kätte ja ka lõpetada enda keskkonnas ära igasugused ligipääsud, igasugused andmete nägemise õigused. Ehk et mul oleks nagu selles mõttes võimalus sealt siis saada seda adekvaatset andmestikku õigel ajal digitaalselt ja siis toimetada enda süsteemis ka nagu sellised lõpetamised ja sulgemised. Või ka siis vajadusel siis alustada hoopis, et kui vahetatakse neid eestkoste esindajad, et see ole üks töötaja võtab hoopis teise valdkonna ette ja tulevad järgmised inimesed siis eestkostet teostama, et siis tegelikult ka selline eestkoste esinduste liikumised, et need jõuaksid ka siis õigeaegselt ja korrektselt näiteks minu kui asutuse keskkonda ja ma saaksin vastavalt sellele siis arendada enda nagu süsteemi loogikat, mille järgi siis tegelikult oleks nagu võimalikult lihtsaks ja mugavaks tehtud ka see, et iga järgmine eestkoste esindaja, kes tuleb siis minu keskkonda, tegelikult siis õigel hetkel juba saab oma eest kostetava teenuseid siin toimetada ja asju ajada digitaalses keskkonnas. Ja siis pääsukese vaatest tegelikult ütleme üleüldse, mida nagu otsiks, siin võib-olla lahendusena mina kui asutus enda vaatest, eks ole, kes ma nagu hästi suure hulga nagu andmetega selliselt pean toimetama käsitööna, siis mina tegelikult ikkagi olen siin mõelnud seda, et otsiks sellist automatiseeritud andmevahetuse lahendust. Ennekõike, et vähendada kõikide jaoks nagu käsitööd. KOV-ide vaates ma kindlasti tean juba, et me eelnevalt oleme rääkinud siin Linnade Vallade Liidu ja Tallinna-Tartu linnavalitsustega, et nende nagu nägemus oli see, et see esimese asjana võib kindlasti tähendada võib-olla rohkem nagu sisestustööd KOV-idele, võib-olla natukene mingisugust teistsugust lahendust, võib-olla alguses võib tunduda, et keerukamat lahendust, kui see seni võib-olla on olnud. Et siin ma võib-olla kohe nagu ei julgeks nii vastu väita, et see võib seda nagu tähendada, et iga asja nagu ümber harjumine, tegemine kindlasti on selline hetkeks natukene võib-olla rohkem tööd, aga võib-olla tuleviku vaates, et kui mingid tegevused ümber kujunevad, siis kogemused ja harjumused ümber kujunevad, siis lähevad asjad lihtsamaks ja mugavamaks.
ja mida tegelikult nüüd täna nagu otseselt kellegilt võib-olla vastust ei ootaks, et tänase nagu eesmärk ongi teile siis anda nagu seda mõtteainet, et mis probleemiga me siin pusime ja anda seda nagu mõtteainet, et kas ja kuidas teile tundub, et kas nagu probleemi lahenduse otsimine nagu sellisel teel, nagu seda näiteks pakuks meile pääsukene, võiks olla nagu hea mõte ja kas sellega oleks nagu pointi minna edasi ja katsuda siis siit mingit sellist projekti lahendust püsti panna. Et ma nüüd küsiks, kas kellelgi on küsimusi või ma annan nüüd järgmisena sõna Silverile, et jah. Aitäh, ma korraks küsin, et ma saan aru, et see laieneks siis kõikidele avalikule asutustele, aga kuidas pankadega on? Pankade eest ma praegu ei oska sulle vastata, aga pankadega on täpselt see, et kui nemad oleksid valmis pääsukest kasutama, siis tegelikult see oleks kõigile. Sest me oleme nagu erinevaid neid keskseid lahendusi, kui me nüüd siin mõtleme, eks ole, ka näiteks selle kontaktimooduli vaates oleme mõtestanud selliselt, et me tegelikult ei saa isikut teenusesse püüda mitte ainult nagu meie avalikku teenust pakkuvatest asutusest, vaid meil tegelikult on ka nagu selliseid suuri teenusepakkujaid, näiteks meil on mingid telekommunikatsiooniteenused ja nii edasi, ka pangad, eks ole, kes klientidega palju rohkem võib-olla suhtlevad, kui meie asutustena üldse, avaliku asutustena üldse suhtlema, on ju, et siis tegelikult sellised asutused võiksid kuskil seal tagakuklas nagu mõttena olemas olla, et ka neid hakata nagu liidestama või neile pakkuma seda nagu teenusega liitumist, on ju. Et vajadusel, et ka nemad saaksid korjata seda andmed, sest ma tean, et väga paljud näiteks need erasektori või need suured kommunikatsiooniteenused, pangad, eks ole, nad kasutavad ka tegelikult andmeid rahvastikuregistrist ja küsivad neid sealt, nii et selles mõttes, et kõik nagu loogika on sees, et siin ma ei oska pankade kohta nagu hetkel öelda, aga nagu see sõltub, et see pääsukese funktsionaalsused kindlasti nagu võimaldaksid, et siin, kui on veel küsimusi, palun. Jah, aitäh. Mul on see küsimus, et kas see laieneb siis kõigile eestkostetavatele, sealhulgas lastele? Ja, mina pakuks küll, jah. Kui sul on KOV-i esindaja, siis sa saaksid sinna nagu neid asju kõiki kanda, et kui sul on praegu see, et sa seda infot pead kuskilt emaili teelt või sealt oma DHS-ist kandma, on ju, et siis tegelikult ta võiks üks keskkond olla, kuhu sina kannad ja kust asutused saavad seda kasutada ja see ongi nagu selline üks loogiline. Ja täiendavaid volitusi enam ei ole siis, eks ole, et mida peab tegema? No põhimõtteliselt siis sa tegelikult ei peaks tegema seda, et sina teed mingi volituse, mingi dokumendi trükise, tembeldad seal, allkirjastad oma asutuses ja siis saadad seda mulle siia, eks ole, emaili teel ja mina võtan ja teen ja toimetan, et sina kannad sinna pääsukesse sisse oma need andmed, on ju. Sina võid ju maja sees endal teha, sa kindlasti maja sees teed endale mingi dokumendi, on ju, siis sul peab see olema tõestatud, on ju. Aga et sa siis kannad sinna keskkonda selle sisse ja mina lihtsalt saan nagu need andmed sealt keskkonnast, et mul on see isik ja siis see teine isik ja siis nende vahel on selline õigustatus, on ju, et sellises perioodis. Okei, aitäh. Jah. Aga kas anname siis nüüd... Üks käsi oli veel püsti. Üks oli veel, jah, üks käsi oli veel püsti. Jaa, aitäh. Et lihtsalt KOV-i vaates, et ma kirjutasin ka, et kui meil tegelikult pääsukest ei tule samad pangad, notarid ja kohtud, siis erilist pointi nagu sellel pääsuksil ei ole, siis SKA ei ole nii, kuidas öelda, SKA vaates muidugi hästi keeruline, aga kuna meie oma dokumendihaldussüsteemides saame väga lihtsalt neid volitusi edastada tegelikult e-postiga, siis KOV-ide vaates ei ole see suur probleem teile neid e-postiga edastada, olgem ausad. Jah, seda ma tean, jah. Ja kuna meil on neid keskkondi väga palju, SKA ise hoiab veel ühte keskkonda üleval STAR on ja e-toimikutes me peame niikuinii neid asju näitama, siis kui see pääsuke nagu ei hakka asendama meie jaoks kogu seda riigi asja ja sinna hulka siis need samad pangad ja muud sellised, siis nagu väga suurt perspektiivi ausalt öeldes ei näe sellele pääsukesele, siis see oleks meie jaoks uus klikkimine.
ja lisakoormus. just Aitäh. seda mõtet ma siin nagu üritangi nagu püsti panna, vaata, et ongi see, et üks asi, et meie stardime nagu selle oma mõttega, on ju, et kus me näeme nagu probleemi ja kus meile tundub, et see oleks hea koht lahendada. Aga nagu te ise nagu välja toote, siis ongi see, et tegelikult on hästi palju vaata mingeid seotud teemasid veel, mis on samamoodi nagu tundub, et lahendamata, et on ka teie jaoks see, et mul on mingi 7 akent, kuhu ma mingit ühte sama asja nagu saadan ja kirjutan igal ühel omamoodi, on ju. Et siis ongi nagu see, et kui nagu kuskilt pihta hakata, ongi nagu minu mõte ja siis hakata seda nagu mõtet nagu kasvatama, et mis nagu veel vajadus oleks ja mis veel vajadus on ja kus veel vajadus on ja seda kogu kopatust nagu kokku korjata. Ja siis vaadata talle otsa selle mõttega, et kas nüüd see pääsukene olekski nagu see hea koht, kuhu siis seda kõike kokku tuua ja siis hakata nagu suunama kõiki, et vaat nüüd me tahame siin protsessis minna ja hakata pääsukest kasutama seal ja seal ja seal, et nagu seda nagu saaks nagu laiendada just nimelt nagu teha nagu tummisemaks, et selles mõttes sellised mõtted, need kõik on hästi oodatud. Lihtsalt üks mõte on see, et on ka nii-öelda see reverse võimalus. Et mitte pääsukest ei hakka täitma ja pääsukest hakkab andmed edasi minema, vaid pääsuk hakkab ise võtma andmeid nendest registritest, mida me täna niikuinii täidame. Jaa, selle ma panin siia juurde ka just nimelt, et jagamised pääsukesel andmevahetuse teel, et see ongi nagu üks mõte kindlasti ka, ma arvan, mis tuleks nagu lauda võtta, on see, et kui asutustel endil on praegu juba oma keskkondades olemas mingid kohad, kus neil on andmed tegelikult tekivad, on ju. Et siis sul ei ole ju pointi hakata just nimelt seda käsitsi toksima teise kohta, vaid pigem ongi see, et sina võib-olla oma protsessi nagu seod selliselt, et minu keskkond ja siis pääsukese keskkond ja nemad oma vahel vahetavad, on ju, ja siis mina omakorda saan sealt pääsukesest ja sellest. Et seda kindlasti tuleb nagu silmas pidada selliseid mõtteid. Et praegu, täna ongi nagu see mõtte nagu püstitamise nagu koht, et kui palju seda tegelikku vajadust ja siis neid erinevaid probleeme tegelikult veel on, eks ole, mis võiks vajada nagu mingeid keskset kohta, et siis neid kokku korjata tegelikult ja siis hakata seda liha kasvatama luudele. Sa võid veel korra Reet vaadata, et mõned küsimused on siia vestlusaknasse ka tulnud. No see kohtud, pangad, notarid, jah, seda me juba otsime, et see oleks kindlasti väga hea. Kas pääsukele saab tulevikus ligipääsuga eestkostetava terviseandmetele ja tervishoiuportaalis? See kindlasti on selline teema, et kui terviseportaalis võetakse pääsukene kasutusele, ma ei tea, Silver, kas sa oskad öelda, kas seal praegu juba on tegelikult või ei ole? Siis... Mingisugune lidestus mul on, aga ma peast ei oska öelda nüüd, mida me täpsemalt nendega jagame. Aga kindlasti tahaks rohkem, jah. Nii, ja siis kohe ma annan tegelikult Silver, et mulle tundub, et siin tulevad siin pääsukese loogika küsimused rohkem, et sa peaksid enda juttu ära rääkima, ära tutvustama, et siis tekib see parem pilt, et mida seal teha saab. Ja siis küsimus see, et kas see kõik toimub esialgu pilootprojekti kaudu, kuhu on kaasatud COVID, kes sooviks olla nii-öelda katsetajaks või on see mingi konkreetse plaan, siis täna ma ei tahaks lihtsalt saada kaasa mõtlemist, et kas siin on sellel mõttel jumet ja kas siit tekib veel nagu selliseid teemasid juurde, eks ole, millega seda mõtet nagu tummisemaks teha, et kas on nagu pointi sellist projekti üldse hakata ellu kutsuma. Et meil ei ole veel mingit pilooti ega midagi, vaid siin me täna kogumegi seda mõtet ja ideed kokku. Anname teile selle nagu mõtte ette, et meil on üks koht, kus me oleme ise tuvastanud, et oleks nagu vaja teemaga tegeleda ja oleks nagu selles mõttes pääsukesel jumet, et pääsukene võiks olla see, kuhu võiks nagu seda mõtet nagu suunata, seda lahendust otsida nagu siit, on ju, ja siis siit me otsimegi tegelikult täna teie poolt seda kaasamõtlemist, et kas te näete, et sellel on nagu jumet ja mitte ainult sellest vaatest, et kas need eestkoostajad on kantud siis ainult Sotsiaalkindlustusameti jaoks, vaid pigem see, et kui kanda sinna, et siis kes veel võiksid olla nende nagu kasutajad ja keda veel saaks suunata siia nagu keskkonda. Aga ma äkki annaks siis praegu Silverile, et vaatame, mis asi see pääsuke siis on.
Vaatame üle, mis teema on. Tere, mina olen Silver, Pääsukese praegune analüütik, aga minuga on kaasas ka projektijuht Reini ja tulevane või siis juba praegune tegelikult analüütik Sander, kes tegelikult selle asjaga edasi liigub ja on kontaktisikuks. Aga kõigepealt ma võtan jagamise sult üle ja ma tahaksin lihtsalt mõned terminid üle rääkida enne, kui me edasi lähme, et te saaksite aru, mida ma üldse räägin. Ehk siis tähtsad mõisted nagu nimeruum Pääsukese mõistes on siis ühe infosüsteemi või asutuse rollid ja nendega seotud volitused. Roll Pääsukese mõistes on siis volituste õiguste kogum. Volitus Pääsukese mõistes on määratud õiguste kogum, mis seob siis esindatava esindaja ja rolli ning määrab, mida siis keegi võib kellegi suhtes teha. Ja igaks juhuks on juurde pandud ka volitus juriidilises mõistes, et ühepoolse tahteavaldusega antud volitaja poolt piiritletud esindusõigus. Ja nüüd Pääsukese juurde. Praegu ma loomulikult olen vahepeal välja loginud, seepärast et viimasest sisselogimist on mõni hetk. Olen siis eesti.ee dev-keskkonnas ja näitan täpsemalt ära, kuidas asi käib. Praegu sisse logides autenditakse, et täna ma olen Meri-Ann Suslik ja nüüd ongi autenditud see, et ma olen, kes ma väidan, et ma olen ja kontrollitud, millised rollid ja õigused minuga on juba seotud. Muuseas kõikide muude asjadega, mida eesti.ee sisse logides kontrollib. Ja selle jaoks, et Pääsukesele ligi pääseda, tulebki minna lihtsalt volituste alla. Hetkel ma lähenen neile eraisikuna, mina kui Meri-Ann ja siit avaneb kohe esimese asjana ülevaade selle kohta, et kes on mind volitanud midagi tegema ja keda mina olen volitanud midagi tegema. Mulle volituse andnud, võtame siit näiteks Amservi, me saame siit kohe vaadata, Amserv on volitanud mind. See ei ole hea näide. Ei tea üldse mitte midagi. Siit Taateli näiteks. Taatel näitab väga hästi. Aga Taatel on andnud mulle järgmised volitused. Expo nimeruumis olen ma esindaja. Huvide deklaratsioonide keskuses ma olen kontrollija. Pääsuõiguste haldus on siis seesama liides, mida me praegu kasutame eesti.ee-s. Ja siin ma olen volituste haldur. Väga mitmes erinevas versioonis. Ja selles samas vaates on ka see koht, kus ma saan näiteks loobuda erinevatest rollidest, et ma vaatan, et ma ei taha enam olla sündmusteenustes näiteks see asi, siis ma võtan siit selle ja saan kohe loobuda. Aga nüüd ma edasi lähen tegelikult juriidilise isiku vaates, sellepärast, et eraisikute volitamine on asi, mida me eraisikute omavaheline volitamine on asi, mida me praegu veel alles oleme analüüsi ja arenduse käigus. Ja ma võtan siit oma lemmikfirma Abajome Nina Lobo, kellel mina olen seadusjärgne esindaja. Ja kuidas Pääsukene seda teab? Pääsukene küsib seda äriregistrist. Äriregistrist me saame teada kõik seaduslikud esindajad ja neil on kohe automaatselt võimalus pääseda ligi oma ettevõtte või siis juriidiliselt esindatava isiku volitustele. Ehk siis mina kui Abajome Nina Lobo osaühingu esindaja, Meri-Ann, saan hakata kohe siis volitusi andma erinevates süsteemides. Kuidas volitamine käib, võtame siit selle, lisame volituse. Ma igaks juhuks võtan siit mingisuguse isiku ka. Külli, osata ei pahanda. Ja see esimeses vaates ongi siis, me saame näha, millistes nimeruumides rollides me saame enda esindatava nime volitusi anda. Millised rolli me talle kohe anname ja kui tal on eelnevalt mingisugused rollid juba Pääsukeses antud, siis need tulevad siia alla. Kui me nüüd sisestame siia registrikoodi või isikukoodi, siis toimub kontroll. Kui on registrikood, siis me kontrollime äriregistrist, et on õige registrikood ja vastab mingisuguse firma nimele.
ja kui on isikukood, siis me võtame rahvastikuregistrist informatsiooni, et see isikukood on õige ja et see on Külli Raidma, keda me nüüd praegu volitama hakkame. Ja võtame näiteks selle, et ma tahan, et Abajomi Nina Loova eest mina kui juhatuse liige soovin, et Külli hakkaks argumentide kliinikus minu eest kaebama ja vaidlema. Läheme edasi, kus me saame siis otsustada, et kas tema saab rolli edasi volitada. See on siis selle jaoks, et üldjuhul volitamine käib juriidiliste isikute seaduslike esindatavate vahel, mis on väga keeruline viis öelda, et juhatuse liikmed annavad mingisugusele firmale ehk siis teisele juriidilise isiku esindajale õiguse neid esindada. Aga juhatuse liikmed üldjuhul ise ei tegele igasuguste väikeste toimingute asjadega ja nemad siis saavad seda edasi volitada näiteks volituste haldurile, kes siis pääsukese raames saab hakata nendele firma liikmetele ülesandeid andma. Ehk siis oletame, et ma praegu küll annan Külli Raidmale selle volituse ja siis tal on alluvad, kes siis tema eest tegelikult peaksid hakkama kaebama ja vaidlema, siis tema saab seda õigust edasi volitada. Võib-olla KOV-i vaates on hea näide see, et KOV-i juriidilise isiku esindaja vist on nüüd vallavanem äkki või? Kes iganes ühesõnaga. Ja tema siis saab anda halduri rolli mõnele oma ametnikule, kes siis saab anda rolle edasi vastavatele isikutele, kes siis peaksid tegelema nende teatavate tegevustega kohaliku omavalitsuse eest. Volitusi saab teha tähtajaliseks ja tähtajatuks. See on suhteliselt iseenesestmõistetav ja siin lihtsalt on ülevaade see, et mille raames me täpsemalt teeme. Ja kui me nüüd paneme siit lisa, siis toimub digitaalne allkirjastamine. Seda on võimalik seadistada, kas peab allkirjastama või mitte. See on igale ühele vastavalt vajadusele. Loodan, et ma sain vist isegi õigesti seekord. Ja siis vastavalt seadistusele peaks see antud volitus olema kehtiv. Aga nüüd, kuna mina kui Mary Ann olen seadusjärgne esindaja, aga Abajomin on ka teine seadusjärgne esindaja, ehk siis Tom Test, mis tähendab seda, et meil on jagatud esindusõigus. See tähendab seda, et mina üksinda võin selle volituse andmise küll alustada, aga Tom Test peab selle siiski ka heaks kiitma, sest et ilma temata ju tegelikult otsust me teha ei tohi. Ja selle jaoks ongi ringallkirjastamine. Ehk siis, kui mina andsin oma digitaalse allkirja sellele volitusele, mis me just koos sisse panime, siis juhtus järjekordne tegevuste jada. Kõigepealt algatati ringallkirjastamine, selle peale saadeti riiklikusse postkasti ja sealt edasi seotud isiklikule emailile või töö emailile teatis asjaga seotud isikutele ehk siis Tom Testile email, et on algatatud volituse andmine ja see vajab tema tähelepanu, et ta logiks sisse eesti.ee-sse, tuleks pääsukese lehele ja annaks oma allkirja. Ja kui Tom seda on teinud, ta logib see sisse, tema vaade on nüüd praegu minu vaates, sest mina selle toimingu alustasin, aga kui Tom logib sisse, siis tema näeb põhimõtteliselt sama asja, et kes alustas, kellele me anname volitusi, milliseid volitusi me anname, kui kauaks ja siis tal on võimalus see kas kinnitada või tagasi lükata. Minul praegu seda võimalust ei ole, sest mina alustasin, mina saan ainult tagasi lükata. Ehk äkki ma mõtlesin ümber, ma ei taha, et Külli hakkaks minu eest vaidlema ja kaebama, siis me lõpetame selle asja kohe kiiresti ära. Ja kui nüüd Tom Test on sisse loginud ja kinnitanud, siis volitus läheb aktiivseks ja nii mina kui Tom kui ka Külli saame teate postkasti, et volitus on antud ja et me saame nüüd neid toiminguid teha. No, tähendab, Külli saab neid toiminguid teha. Ja oletame, et Külli tegelikult nüüd sai küll selle volituse, aga Külli läheb töölt ära ja nagu me nägime, siis seal võib olla terve hunnik erinevaid volitusi, mis me Küllile oleme andnud Abajomi eest, sest et Külli on väga andekas ja vajalik ametnik, siis me tahame seda anda tema järgmisele asendajale, kes hakkab tema eest tööd tegema.
ja selle jaoks meil on kopeerimise funktsionaalsus, mis siis võtab kohe kõik siit, see küll ei ole ühtegi asja. No vaatame selle, siin on rohkem rolle. Ehk siis kõik need rollid, mis on antud küllile, need kohe on siia juba eelnevalt ära pandud. Me lihtsalt peame uue esindaja nime siia panema ja sama protsessi uuesti läbi tegema, et sellisel juhul me ei pea hakkama kuskil kontrollima, millised olid ja volitused sellel küllil nüüd oli ja neid ükshaaval siis uuele ametnikule andma, vaid me lihtsalt kogu selle hunniku portsu volitusi saame anda korraga üle ilma suurema probleemita. Nüüd järgmine funktsionaalsus, mis pääsukese juures on see, et tihti teavad volituse saajad ise paremini, milliseid rolle neil on vaja, et nad saaksid oma toiminguid teha. See tähendab seda, et näiteks mul on tegemist sellise advokaadibürooga nagu Camino de Verde ja Camino de Verde tahab meie eest hakata ka nüüd siis kaebama, vaidlema. Aga tema teab paremini, et tal neid rolle vaja on, siis tema logib sisse pääsukesse ja saab siis meie käest selle volituse taodelda. Ma ütlesin tagurpidi tegelikult, meie tahame nende eest seda teha. Mina olen nüüd siis see advokaadibüroo. Kujutame ette, et Abayomi on advokaadibüroo ja me soovime esindada Camino de Verdet. Ehk siis taaskord me siinpool paneme registrikoodi, äriregistris kontrollime, et Camino de Verde on reaalselt olemas, selline firma. Ja soovime nende eest vaidlema hakata. Ja kui ma otsustan, äkki ma tahaks tegelikult tolliteenuseid ka pakkuda, siis paneme selle ka. Ja läheb samamoodi, me saame valida, et kas me tahame saada seda volitust edasi volitada, kas on tähtajatud ja saadame kinnitamisele. Ja mis siis juhtub, on see, et see peaks nüüd ilmuma siia. Meie taotlesime Camino de Verde käest, et me soovime neid esindada. Me soovime neid esindada tolliteenuste paketis, vaidlejana ja haldurina ning Camino de Verde juriidilise isiku seaduslik esindaja saab nüüd pääsukesse sisse logida, ta näeb, et me oleme taodelnud õigusi, ta saab näha, et Abayomi firma seda reaalselt on soovinud teha. Kui kauaks ja kas me soovime seda edasi volitada ning nad saavad siis selle kas tagasi lükata või heaks kiita. Ja kui nad kiitavad selle heaks, siis meie saame oma volitused ja saame hakata tööd tegema Camino de Verde esindajana. Jah, nii. Ja rohkem ma vist ei olegi praegu midagi otseselt rääkida. Ma olen avatud küsimusele. Räägi korra seda ka, vaata, kuidas käib siis see, et need rollid siin tekivad, mida sa üldse valida saad. Vaata, et kui sa mingi asutuse juures tahad kedagi nüüd volitada, on ju midagi tegema. Jah, ühesõnaga need asutused peavad olema liidestunud pääsukesega. Ehk siis kui me nüüd võtame selle sama, vaatame siin. Siin on nüüd olemas kõik asutused ja rollid, kes siis, see on muidugi Devis, siin on väga palju fiktiivseid asutusi ja rolle. Aga põhimõte on sama, et kui asutus on liidestunud pääsukesega ja siin seadistanud mingisugused rollid, siis neid peaks olema võimalik saada. Ehk siis siin meil on Maksu- ja Tolliamet, kes on seadistanud sellised rollid nagu FI esindaja, füüsilise isiku esindaja pakett, juriidilise isiku andmete vaataja pakett, ehk siis selle raames nad lubavad anda juriidilise isikule andmete vaataja paketti, et siis kõik need rollid, mida nende iseteeninduses näiteks kasutada saab, siis antud juhul siis näiteks kohaliku omavalitsuse juriidiline esindaja saab logida sisse ja volitada enda ametniku selle oma kohaliku omavalitsuse eest Maksu- ja Tolliametis tegema neid asju. Ja see on nüüd, peab olema see rollid ja rollidega kaasnevad volitused peavad olema seadistatud siis antud juhul Maksu- ja Tolliameti poolt. Kui nüüd sa ei ole liidestunud, aga sa tead, et sa tahad Maksu- ja Tolliameti eest kedagi volitada midagi tegema, siis
kui sa oled näiteks kohaliku omavalitsuse seaduslik esindaja, siis selle info me saame äriregistrist ja sa saad seda juba teha ilma, et sa peaksid mingisugust liidestumist või midagi tegema. Kui sa oled äriregistris esindajana sees, siis sa saad sisse logida ja Maksu- ja Tolliametis enda eest kedagi volitada midagi tegema. Kas see vastas su küsimusele? Ja see eeldab ikkagi seda, et Maksu- ja Tolliameti poolt on need mingid rollid ette antud, on ju? Jah, seda Alati. nad on meiega juba rääkinud, me oleme nendega arendused teinud. Aga siin muidugi tähtis asi on see, et meie pakume haldamise teenust, ehk siis need rollid on midagi, mida nad enda süsteemis juba kehtib ja siis nad on lihtsalt selle seadistanud ka meie süsteemiga kattuma. Siis on küsimus see, et kas on mõnel asutusel ka tegelikult olemas teiega nii-öelda see andmevahetuse põhine, et ei käi asutus siin nagu toksimas selle kuva pealt, on ju, vaid et tema keskkonnast tulevad need nii-öelda volituste ja seoste pääsuõiguste andmed nagu andmevahetusega. Jah. Et kuidas need püsti pandud on, mis loogikaga need toimivad praegu? See nüüd läheb veidi keerulisemaks võib-olla, aga põhimõtteliselt on võimalik volitusi sorry, mul lähevad sõnad sassi. Volitusi hoida enda süsteemis või volitusi hoida pääsukeses. Ja kui on pääsukeses, siis me salvestame selle enda juures, kõik on eesti.ee sisse logides kohe kättesaadaval. Aga kui sa hoiad seda enda süsteemis, siis üle XD läbi Symlinki kui keegi küsib pääsukese kaudu, siis me küsime sealt liidestunud süsteemist need rollid, aga seda saab ka seadistada nende enda süsteemides, kui oletame, et Sotsiaalkindlustusamet otsustab enda juures hoida neid rolle ja seal neid hallata, siis nad saavad seda seal teha ja vajadusel, kui keegi logib pääsukesse, siis me küsime Sotsiaalkindlustusameti süsteemidest, et kas ja mida see isik tohib teha. Ehk et kui siit nüüd vaadata korra seda nagu KOV-i vaadet, siis tegelikult, et kui praegu on nagu see olukord, et KOV saadab siis oma selle volituse, on ju, ta peab sinna lahti kirjutama, et mida see inimene siis teha võib. Ja siis ütleme niimoodi, et meie vaates siis on selline, võib olla ka mitmeti mõistetav, et millises mahus tegevusi ikkagi inimene siis nüüd meie teenuste vaates teha võib. Siis kui me nagu nii-öelda süsteemi sees ära määratleme, et et sa tuled siia pääsukesse ja mina siis näiteks Sotsiaalkindlustusameti poolt olen endale siia ette seadnud, et võib taodelda näiteks siin ekspertiisi tegemist, võib taodelda perehüvitisi, võib taodelda pensionid, on ju, siis tegelikult mul nagu on võimalik teha nagu võimalikult detailselt need õigused, ehk et on hästi kontrollitav ka nagu KOV-i jaoks, et kui ma nüüd olen selle isiku volitanud, et siis ma saan talle väga täpselt nagu anda ka need rollid, et kuhu maani ta siis tegelikult võib nende tegevustega minna. Ja on nagu teil endal ka siis võib-olla siin see kontroll peal, et mida, kuidas saab. Aga ma nüüd küsin ka tegelikult sellise küsimuse, et kas on võimalik ka nii-öelda selliseid kahe isiku vahelisi nagu volitusi, ütleme selliselt, et ma nüüd näiteks Sotsiaalkindlustusametina ei panegi praegu sulle ühtegi rolli ette ja KOV kannab mulle lihtsalt siia sisse, et vot minul nüüd on see töötaja ja see töötaja on volitatud toimetama nagu siis selle eestkostetava isiku eest ja mina näiteks tulen siis Sotsiaalkindlustusametina ja siis saan lihtsalt selle teadmise kätte, et vot need kaks inimest omavad siis seda eestkoste õigust, eks ole, omavahel ja kehtivuskuupäevad on siis algus selline, lõpp selline. Kas puhtalt sellise nagu kahe isiku seose info nagu ära vahendamine on ka siin võimalik või ikkagi eeldab neid rollide etteandmisi? See nüüd on see osa, mis meil on nüüd analüüsis, eks ole, ehk siis esindusõigus ja eestkoste. Ja praegu, kui ma sulle nüüd kiiresti vastan, siis põhimõtteliselt on. Aga muidugi saatan on detailides, sellepärast, et seal nüüd jäigi väga keeruliseks see, et neid eestkoste võimalusi on väga palju ja väga erinevaid.
et kui oletame, et kui ta nüüd saame rahvastikuregistrist kätte, et on täielik eestkosteõigus, siis põhimõtteliselt küll, jah. Aga kui seal läheb ju keerulisemaks, siis see on see, mida me ei ole veel päris läbi arutanud, aga läbi mõelnud, kuidas ja kas seda teha saaks. Ehk et tegelikult nagu sõnum siit jääb nagu tegelikult püsti see, et teil on nagu see töö pooleli ja seda nagu sisendit tegelikult, mida me võime nüüd praegu siit seltskonnast nagu kätte saada, et mis need tegelikult vajadused seal siis näiteks selle eestkoste esinduse ehk mul on see minu töötaja kui füüsiline isik ja siis see esindatav kui füüsiline isik ja et ma tulen ja hakkan neid omavahelisi nagu seoseid sisse kandma läbi selle asutuse nagu nii-öelda volituste ahela, eks ole, et minul kui punkt 1 kohaliku omavalitsuse nagu vallavanem kõigepealt siis kannab sisse, et mul on siin näiteks mingisugune sotsosakonna juhataja on siis see isik, kes võib siis edasi volitada ja siis tema omakorra siis hakkab neid asju sisse kandma. Ehk et siis siin on nagu see sisendi saamise nagu vajadus veel püsti. Saan ma õigesti aru? Just. Jah. Ehk et siit on nagu selliseid lahtiseid otsi veel, et hästi nagu heal hetkel oleme, et kus pääsukese nagu nii-öelda siis valikute ja võimaluste arendamise vaates tegelikult on veel nagu lahtiseid küsimusi ja just nimelt siin on see mõttering oleks hetkel hästi kasulik, kui tulekski nagu sellist teadmiste sisendit siia juurde, et mida, kuidas ja mismoodi tegelikult siis oleks näiteks ka KOV-ide poolt soov näha ja kuhu kellele saata ja mis andmeid ja mis pidi üldse, keda, kuidas üldse peaks siis nagu vahendama. Aga ma korra võtaks ära, et siin vahepeal on vist olnud mingid küsimused, on ju? Ja küsimus on see, kas ja kuidas on analüüsitud olukorda, kus volitatud isik, KOV spetsialist peab ikkagi igale poole sisse logima oma eraisiku isikukoodi ja koodidega pinnidega, ehk kui ma eraisikuna langen pahalase võrku ja jään ilma oma tuvastamise allkirjade pinnidest, siis kaasneb ka sellega oht, et ligipääs saadetakse ka minu tööalastele ligipääsudele andmetele. Jah, see ongi see oht. Siin saame meie öelda Sotsiaalkindlustusameti kui asutusena, et meil on plaanides enda iseteeninduskeskkonda arendada ka siis nii-öelda juriidilise isiku sisse laskmine ja siis läbi siis nagu KOV-i esinduse ligipääsemine, aga see tegelikult töötab lõpuks ikkagi selle pealt, et ka KOV-i esindaja on äriregistrist kontrollitud, aga ta on ikkagi füüsiline isik, kes enda nagu digitaalsete nagu ID-kaartide, pinnide asjadega sisse logib, et selles mõttes siin me sellist probleemi ei lahenda, et kõik lõppkokkuvõttes ikkagi baseerub sellele, et kas sul on Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaart on ju, et nad kõik lõpuks jõuavad sinna tarasse, tara annab nagu selliseid logimisi, et siin me võib-olla võime küsida pigem siis tara nagu arendajate käest, et kunagi, et kuidas neid nagu vältida. Aga siis küsimus, kas ühel inimesel on süsteemis ühed kontaktandmed või saavad need olla volituste rollide lõikes erinevad? Juriidilise isiku nimel esindades peaks kontaktandmed olema kindlasti tööalased, kui sama inimene on eraisikuna mingis rollis, on teised kontaktandmed. Kas see on pääsukeses võimalik? Kas pääsukene võtab minu rahvastikuregistri kontaktandmeid üldse? Vist mitte. Ei tohiks võtta, sest et meie pääsukene vahendab ainult rolle ja rollidega kaasnevad volitusi. Jah, et pääsukeses vist tegelikult kontaktandmeid kui selliseid üldse ei eksisteeri ja seal nendega üldse ei majandata. Jah, et siin seda nagu ei toimi. Ja siis Kelly on kirjutanud, et ehk see ilmselt ei ole sedavõrd märkimisväärne, kui eeskostjaks on füüsiline isik ühe eeskostetava, kuid kui KOV-i töötajal eeskoste teostajatel on ligipääsu 100 või 500 eeskostetavale just, jah, see on siis nagu problemaatiline. Aga ma saan aru, et see läheb selle ülemise Kelly küsimusega kokku. Et Kelly siin nagu selles mõttes jään sulle praegu vastuse võlgu, sest et selle nagu pääsukese vaates me nagu seda nagu, kuidas need ID-vahenditega logimised ja ligipääsude saamised nagu selles mõttes on
et läbi pääsukese selles mõttes neid ligipääse niipidi ei saaks, eks ole, pääsuke nagu piirab pigem neid ligipääse. Ja kui sa ID-vahendiga sisse logid, eks ole, kui ongi see, et sa praegu logid näiteks meie iseteenindusse ja siis saad nagu rolli vahetada ja kui sulle on antud läbi meie nagu keskkonna läbi selle siis volituse kirjelduse nagu siis täismahus ligipääs teise isiku andmetele, eks ole, siis pigem on see, et pääsukese abil me saaksime siis toimetada neid asju nii, et pääsukesse me kirjeldame ära siis mingid kitsamad nagu õigused, mida sa üldse teha saad ja selle baasil saame siis enda nagu keskkonnas siis nagu tegelikult anda vähem kätte, anda vähematele andmetele ligipääs. Ehk et see oleks nagu üks hea vahend, kus nagu seda kõike saaks nagu keskselt reguleerida, nii et mina omalt poolt saan sulle öelda täpselt, mis tegevuse õiguse nagu komponendi plokid või mingid kombod korraga ma sulle kätte anda ja sina, kui sa need siis juurde märgid, saad ka tegelikult teistpidi aru, et millele sa tegelikult oma töötajale täpselt õiguse annad, et kuidas see siis on sinu töötaja jaoks ka piiratud. Et pigem võib-olla siin on selles mõttes selgust rohkem. Ma loodan, et ma vastasin küsimusele. Nii, kas kellelgi on tekkinud veel küsimusi, et olge, palun julgelt tehke mikrofonid lahti, küsige. Küsimusi, ma küsiks, et kuidas teil on nüüd plaan sellega edasi toimetada, et täna tuli siin päris palju murekohti, mis võiks kaasa võtta, kuid ma näen, et siin on vaja veel analüüsida asju, et siin kõlas ka, et sellel on jumet, kui ka teised asutused saaks liituda, muidu on jälle see, et kusagile KOV teeb paberkandjal, kusagil ta teeb klõpsuga, nende ohtude ennetamine, et kuidas me täna siis selle kokku võtame ja mis edasi saab? Meil siin oligi nüüd Katriniga see plaan. Katriniga plaan tegelikult selline, et meil tänane see jutuajamine ongi selline just nimelt selle mõtte idee valli siis nagu tagant välja laskmine, et hakata seda nagu kogu ideed kokku korjama, et jätaks nüüd kõigile aega tegelikult natukene mõtiskleda, võib-olla keegi tahab ka oma maja sees siis kellegiga arutada, midagi rääkida, eks ole, mõtteid kokku korjata. Ja siis oleks väga tore, et kui me näiteks mõtleksime siin koos välja nüüd mingisuguse tähtaja ja annaksime siin välja ühe mingi konkreetse emaili aadressi. Katrin pakkus seda, et see võiks olla äkki Kädi, lihtsalt kuna Kädi on nii-öelda sotsiaalvõrgustiku koordineerija, sotsiaalvaldkonna koordineerija, aga ma jäin ka mõtlema, et võib-olla võime ka seda salvestist oma IT-listis jagada, et lihtsalt, et kui sotsiaalvaldkonna inimesed jäävad nagu hätta, et selle võib-olla mõistmisega, et kuidas see pääsuke ikkagi funktsioneerib, et siis võib-olla IT pool saab natukene nagu lihtsalt lahti midagi seletada või selgitada, et aga et ta on nagu nii-öelda sotsiaalvaldkonna teema, et seetõttu tundus võib-olla õigem, et see eestkoste küsimus ja see lahendamine nagu, et võiks äkki siis olla meie poolt äkki Kädi kontakt. Ja ei ole üldse see probleem, et siin on kindlasti ka teised osapooled, linna vallasekretärid, sotsiaaltöötajad, IT, et siin on nagu laiemalt. Aga ühesõnaga minu emaili võib välja hõigata, aga kindlasti me kirjutame ka meili peale, et on ju inimesi, kes täna osaleda ei saanud, et siis nad saavad jagada, et teeme sinna mingi Formsi lingi ja siis nad saavad anda sisendit natukene, ma saan aru, et see on mõte täna siis. Ja, kui sulle tundub, et oleks nagu hea anda siin veel niisugune eraldi vorm ette, kuhu nad saaksid tagasisidet anda, siis see selles mõttes lihtsustaks nagu oluliselt. Niimoodi on vastused ilmselt koondada mugavam meil, et me oleme nagu püüdnud nüüd minna nagu nende Forbeside peale. Aga meie kolleeg Toomas Sepp, kes on just nagu nii-öelda juriidilise poole pealt nõunik, et võib-olla Toomas tuleb ka käsi püsti. Ja, aitäh. Ma tegelikult olen kuulanud kogu aeg, aga mitte kõigest aru saanud, sest siin on väga palju spetsiifilist
teksti. Kui me tahame selle teemaga nüüd valla linnasekretäride juurde minna või selle õiguspoole pealt vaadata, siis ma arvan, et üks väga vajalik samm oleks see, kui praegu kuidagi teha mingisugune ülevaade, alustada ülevaatest, et mis täna on, et kus kohas meil, mis asjadest me täna kuskilt andmeid saame, teil kindlasti on see kuskil olemas, aga et selle võiks kuidagi lihtsustatuna teha, et mis töövahendid meil praegu nende asjade lahendamiseks on ja mis töövahend siis uus tuleb. Ma muidugi nendes suurte andmebaaside, nüüd ma olen natuke skeptiline, et suurte igasuguste andmebaaside või andmekogude osas, kus võetakse andmeid väga erinevatest kohtadest, see võib olla keeruline nagu üles seada ja siis sellele ka õigusruum tagada. Ma olen väga nõus sellega, mis alguses räägiti siin, et tuleks vaadata, et see töövahend niimoodi töötaks, et ka need õigusorganid seal, kes seal on juures, kohtud, kes siin veel juures olid siin, et kuidagi need andmed ikkagi saaksid adekvaatselt sinna ja et kellelgi tekiks kohustus sinna andmeid esitada või kellel ei teki kohustust andmeid esitada, et sellest sõltub nende otsuste kvaliteet, et mis andmebaasidest, mis andmeid sinna juurde saame, nii et selline nagu töö oleks ilmselt vajalik, et aru saada sellest, mida see pääsuke, mis mõttes ta on parem tänastest töövahenditest ja missugust kasu ta annab nüüd sellele või kasutaja mugavust annab nendele, kes siis seda ka tööle hakkavad. Selline nagu esialgne kommentaar. Ma ütlen ausalt, ma esimest korda kuulen seda juttu ja võib-olla ma ei ole adekvaatne oma jutus, aga vähemalt esimesel pilgul tunduvad sellised nagu mõtted tuleb vähem. Aitäh. Ja, no see ongi see, et tahakski seda nagu mõttelõnga nagu püsti panna, et täpselt, et võib-olla Toomas algust ei kuulnud, ja kuna võib-olla sa ei ole ise eestkostetega kokku puutunud, siis võib-olla alguses ongi keeruline mõista, aga me siis võib-olla võtame ma nii palju ütlen, et ma olen algusest peale olen kuulnud ja teisest ma olen ka eestkostega kokku puutunud, aga kindlasti ma ei tea selle projekti detaile üldsegi mitte. Ja, aitäh. No meil siin projekti, ma ütlen kohe, et meil veel ei ole projekti. Meil on nagu see mõtte kasvatamise, mõtte ärgitamise, idee ärgitamise nagu sellised arutelud, et saada siia nagu taha, et kas selle asjal on jumet ja kui sellel asjal on jumet, eks ole, siis hakata siia seda lihaluudele kasvatama, et mis siin nagu selle eestkoste esinduse ja kõigi selle nagu andmete ja selle volituste info vahetamisega nagu kus veel kokkupuutud on ja mis asutustel veel kokkupuutud on, kes veel tunneb, et on ikkagi nagu asi ei ole nagu hetkel piisavalt hea ja vajaks paremat nagu toimimist ja kohta, kust asju nagu saaks keskselt teha. Et siin on nagu see, et me just siin otsimegi seda nagu materjali ja infot kokku, et kas siit tundub, et saaks nagu hea tummise projekti. Just. Ja siis kõik see mõte sinna kokku. Et see on nagu väga varases faasis kaasamine, et mida just võib-olla kuigi tihti ei tehta, aga et selles mõttes on see nagu hea võimalus võib-olla kaasa rääkida kohe. Just. Aga võtame siis kokku, sest meil oli 50 minutit, on natuke kaamlend, teema on põnev, huvitav, et lepime siis nii kokku, et ma saadan enda meili pealt kirja ja Katrin ja siis Toomas võtan nad kaasa ja siis mis tähtajaks me lepime kokku, et saaks anda seda praktilist sisendit teile. Noh, ma ei tea, mis me võiksime, anname inimestele 3 nädalat, 6 aega. Ta on viisakas. Anname äkki 3 nädalat äkki tundub mõistlik. Ja, aga teeme siis nii, et me paneme kirja kokku ja saadame enda poolt siis välja omavalitsustele. Aga salvestus siis ootame, Reet, et vist teie poolt tuleb see link, eks ju? Ta peaks siit mul tekkima, jah. Katsun sellega hakkama saada. Ja, sa võid enne saata mulle, et siis ma vaatan, kas avaneb või avane. Jah, kuulge, aga suur aitäh kõigile kuulamast. Et siis me ootame siis seda tagasisidet ja mõtteid ja kõike seda, et mis seal siis veel võiks probleemiks olla, et mida kõike sinna võiks seal juurde panna, et sa vabas vormis, et
ärge ennast kuidagi pidurdage mõttest, et noh, kogu aeg on asjad nii olnud ja polegi kunagi paremaks läinud, et alati võib uuesti üritada, et äkki saab midagi suurt ja vägevat teha kuskil paremaks. Võib-olla paljude nii-öelda suundade pealt korraga. Ja siis liigub edasi, et oleme selle tagasisidet saanud, siis võtame ja vaatame teda koos siis Riia ja Pääsukese inimestega ka. Aga aitäh ka meie poolt siis ja uute kohtumisteni. Jah. Jaa. Aitäh. Head aega.